Tere kuulama muusikanõunike podcasti. Siin Delfi meediamaja stuudios on kriitikud Berit Maarits ja Siim Nestor. Otse loomulikult on meil ka põlev, hot külaline, kellega me räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Täna me loomulikult... Hea nali kohe saate alguses. No ikka. Põlev külaline. Tuleb harjutada. Aga kohe saab nalja, kui ma hakkan neid meie toetajaid nimetama. Tepsli, tubli poiss. Tepsli, aitäh Tepsli, et meid toetad. Aitäh Converse Eesti, et meid toetad. Ja aitäh Muusikalinn Tallinn, et meid toetad. Ja sina, kes mõtled või teie toetama tulla, siis tegelikult meil on endiselt... Spot. Jah, meil on üks spot, on vähemalt veel vaba. Lausa elu tähtis on see meil või ei ole või? On. Tõestab, me ei jää ellu, kui see 4 ei tule. No nii. Sobiv muusikaga dramaatilise mõtte taust. Jah, see on Irmin Schmidt, kes meil täna sisse juhatab Stockhauseni õpilane ja Känni klavkamees. Siim, ma saan aru, sul oli oluline sündmus nädalavahetusel laupäeval. Räägi lähemalt. No ma ei tea, ma lugesin internetist, et sa hääletasid ja olid väga rõõmus. Sa käid Treetsis või? See tuleb automaatselt, vaata, kui sul on Instagram, sa ei saa midagi teha. Ma mõtlesin, et seal ma saan rahulikult rääkida. See ise enne oma töölist palet näidata, ma saan aru, jah. Aga pagan, jah, nii see on. Sina ja siis ma tean ühte meest, naist, kes kõvasti hääletasid seal siis selle Vanilla Ninja poolt ja Vanilla Ninja võitiski ülimalt napilt, ma saan aru, ja siis T8 tegite selle ära, et siis nüüd... Jah, ma 10 korda hääletasin. Head on kuu keskel see Eesti laul, kui oleks kuu lõpp, kui mul napilt suitsupaki raha on, siis ma ei oleks hääletanud. Telefoni teel või? Jah. Sa teed nalja või? Mis mõttes? Ta ei tee nalja. Sa päriselt panid telefoni huugama ja saatis? Ja 10 korda. Nii, aga nüüd... Kõne 1.44 vist ja, mul nüüd sa kirjeldad tegevust, aga kirjelda meile nüüd ka põhjust, palun. No mulle meeldis Vanilla Ninja lugu kõige rohkem. Selles mõttes, et kas ta oli... Sul oli vaja, et mingi lugu oleks kõige parem lihtsalt? Ma nägin, et seal on jube pingeline ja ma kartsin õudselt, et äkki see Olli võidab. Ja sellepärast ma juba andsin kuuma telefonile. Sellepärast, et see Olli lugu oli ikka nagu väga jube. Me siis igaks juhuks nendele kuulajatele, ma kujutan ette, et 3 tükki neid on, üks samal ajal muidugi räägib praegu, kes seda saadet televiisorist ei vaadanud ja ei ole asjaga kursis, siis see on Eesti laulus käid juht. Mille võitis siis Vanilla Ninja, Siimu suur lemmik. Oli hea show muidu või? Show. Tähendab, see on nagu naljakas asi, millest rääkida või mida minult küsida. Ma ei oska eriti nagu hinnata sellist asja nagu show. Ma ei tea, mida tähendab. Räägib Prince'i fänn. No näiteks Olav Osolin on tüüp, kes oskab väga hinnata. Ta räägib, kui hea on näiteks mõni olümpiamängude avamistseremoonia või ma ei tea, mingid Grammide või mingid siuksed. Hea show. Aga mul ei mõju see. Kui sa tood siia Prince'i näite, siis Prince on selline... keda ma söön silmadega. Seda aru, ma ihaldan teda, mul silmadest ila tilgub, kui ta on... Siis tähendab pisarad voolavad. Jah, näe ulatuses, nägemise ulatuses. Ja Prince on nii teisest mastist showmees, ta teeb showsi selliseid, kus ta paneb, haarab publiku selg roogu pidi enda kätte ja see on midagi muud, see on pidu pluss show. Ja teistpidi ma olen inimene, kes on ikka käinud mitmel korral näiteks, kui Tallinnas on esinenud Hype Williams, Dean Blunt ja Inga Copeland, kus terve saal lastakse paksult tossu täis, põhimõtteliselt sa ei näe 20 sentimeetri kaugusele ka ja siis seal võbiseb veel see, mitte prožektor, vaid ütle selle asja nimi. Stroboskop, jah. Stroboskop, nii et Also known as Vilkuv prožektor.
Osolin ütleks selle kohta, et see ei ole mingi show, aga päriselt arvad või? Mina tuleks... Osolin on ikkagi üsna intelligentne inimene. Jaa, aga tal ei... Okei, selge, ta on loll. Tal ei meeldi sellised põlve otsast tehtud nikerdused, aga mina tuleksin sellest... Kas Hype Williams ei olnud ju ka põlve otsast tehtud? Mina mäletan, et üks ära pane mind nüüd Osolini ei, ma ei tahagi. Ma tahan sulle mina tulin sealt välja väga õnneliku näoga. Me peame Osolini külla kutsuma, aga ma räägin sulle, ma olen olnud ühe teatraaliga seal Hype Williamsi kontserdil. Nii. Ja ta ütles mulle... Väga hea show või? Ta ütles, et ma ei saa mitte millestki aru, aga mul on nii põnev. No. Ja me seisime palgest selle tossu sees ja siis vilkuski ja ta kuulis ainult heli ja ta ütles, et ta sai suure elamuse. Väga tark teatraal. Ja see inimene, kes tegeleb just nimelt nii-öelda showga, eks selles mõttes ei ole, mida see teatri ütleme, mis muud on. See on see psühhofüüsiline, see on praegu väga moodne psühhofüüsilised show'd. Aga Vanilla Ninja lugu Sündikäik on seal minu arvates super hea, muidugi ta on ka retro, aga ta on samamoodi retro nagu näiteks sellise Weekendi Ahaa moodi lugu. Mäletad, Weekendil oli hitt mõni aasta tagasi. Mees tuleb Eestisse teada. Super. Ja siis... Hea kommentaar. Ja sellel Vanilla Ninja loos on veel sellised lahedad tropid sees. Nagu kaob lugu ära, paneb jälle edasi. Ja mul oli hea meel, et Nöpp sai sellest Ollist, et see Olli on omaette huvitav nähtus selles mõttes, et maailmas on tekkinud täiesti arvestatav siuke vool minu arvates nagu laste metal. Selle Olli nii palju, kui ma olen aru saanud, Olli poolt hääletajad, tema lugude andunud fännid on ikkagi teismelised ja lapsed. Ma ei usu, et Olli eest sellised vanad metalkarud hääletasid või talle pöialt hoiavad, kuigi seal on halb maitse väga levinud, aga ma ei tõesti usu, et näiteks Bonne või see Ahto Lembetu näiteks Olli eest hääletasid, eks ole. Vähemalt on päris musa. No tal ikka hääletada. Kui neile öeldakse relvaähvardusel, kellelegi peate te ikkagi punktid panema, see on ikka annavad Ollile. Kidra sound oli vähemalt metali moodi. Ei või? Ta on ilus poiss, selles on asi. Bonne ja Ahto Mihkel Kleis ei ole sellised. Ka koledad kõik. Aga see Olli on väga kena. Nii, aga ja siis on... Teda vaadates silmades igitilkud või kuidas seda oma... Ei, teda Ollit ma ei vaata söövate silmadega, ma õgiks himuralt teda, nagu ma vaatan himuralt Printsi. Okay. Ja siis on sellised ansamblid nagu... Seal on hästi palju emo, sorry, ma ei ole neid läbi kuulanud, aga ma tean tajul, et näiteks Sleep Token, Skeggy Coast, nad on kuskil seal mingi metalli ja emo ja veits tuleb ka sinna neil EDM ja poppi sisse ja nad on just väga populaarsed laste seas, täiesti arvestatav mingi laste metalli žanr või siis nišš on maailmas. Kui ma olin selles žüriis, kus lastel paluti ise kujundada, joonistada plaadi ümbriseid, siis selles vanuse grupis seal mingi 11–14 olid mitmed, kes olid teinud Coasti või Sleep Tokeni ümbriseid. Ja ma mõtlesin, okay. Jah. Et see on tegelikult huvitav teema, iseenesest tahaks sellest rohkem kirjutada. No võta ette. Aga mingid muid uudised, ma saan aru, ei ole, eks ju? Ja väga hea. Aga Merit? Uudiseid või? Ei. Kas sina ka vaatasid seda? Ma vaatasin, kuna olin 14. veebruaril välja, siis ma ei saanud otse vaadata, aga ma vaatasin järgmisel päeval vähemalt selle esimese poole järele, et ma enamiku lugudest nägin ära, aga ma ei mäleta, et mul oleks kunagi nii tuimalt suhtunud, tavaliselt ikka mingid lood tekitavad, kas siis kui mitte nagu positiivseid tundeid, siis vastikusmeelt, aga seda ka nagu
ei olnud, sest ma ei tea, nüüd artistid ju valdavalt kõik on aastaid, mõned isegi siis aastakümneid pildis olnud, et siis mingisugust üllatusmomenti ei olnud, mida ma ikkagi tegelikult olen tahtnud alati Eesti Lauluga seostada, aga see on jah, vaikselt sealt ära kadunud, et kõik kuidagi nagu see kuidagi see filosoofia on ära vajunud, mis seal kunagi algusaegadel paika pandud sai ja siis see nüüd on praegu alguses see Paadami heal... Ei, ma räägin Eesti Laulu sellest formaadist. Paadami all ei olnud veel Eesti Laulu. Heidi Purga. Siis oli Eurovisiooni ja okei. Tõesti, see sai Purgaga alguse, väga õige. Siis sai sealt selliseid äärealade või alternatiivi nimesid avastatud ja uuemaid, huvitavamaid muusikalisi lahendusi, aga nüüd on kõik kuidagi ühetaoliseks läinud, isegi siis, kui need žanrid, millest toimetatakse, on erinevad. Ja vist, ma ei tea, ma vaatasin seda mingit ülevaate artiklit, vist Klassikaraadios oli Vaiko ja kes seal veel oli see, ei tule need nimed meelde, ma tean nägusid. Igatahes see klassikavaldkonna inimesed olid seal veel lisaks Vaikole ja rääkisid nendest lugudest ja tõid sellega välja, et see oli ikkagi need lood, mis on sinna finaali jõudnud, et need on seal põhimõtteliselt ikkagi sellepärast, et need lood on tehtud väga selle teadmisega, et need lähevad Eesti Laulule ja Eurovisioonile võimaluse korral. No see on ju hea. Aga siis kaob see ettearvamatus sealt ära. Mul oli isegi nagu naljakas meelde tuletada, et mingil hetkel tõesti ka Hans Andor oli näiteks Eesti Laulul, mis praegu tundub hästi veider võib-olla mõelda. Aga nojah, ma olen aastaid heietanud ka seda pidi, et jah, et hüppelaua see funktsioon on kuidagi Eesti Lault ära kadunud, et ja minust me leidsime kunagi varem sellelt võistluselt ka ikkagi omale siia uusi kohalikke tähti, isegi siis, kui nad Eurovisioonile läinud, aga ma ei tea, kui sul on seal Nöppi, Vanilla Ninja ja ka Olli, kes on tegelikult ka juba aastaid pildis on, siis sealt nagu mingit värsket väärt peale ei tule, aga samas ma ei tea, on teised kanalid tekkinud, kus tuleb uusi bände, et ma selles mõttes või artistis ma ei muretse liiga palju. Ma nägin, kas see oli siis laupäeval tegelikult Paavlis, nägin sükest bändi nagu Kõrp. K-Õ-R-P. Kirillitsas on nende nimi kirjutatud, muidu nagu Tallinna bänd. Ma ei oska neid žanriliselt isegi võib-olla väga nagu sättida kuhugi, nad on natuke seda emo suunda, aga üsnagi sükse eksperimentaalse ja abstraktse ülesehitusega loodega jättis suhteliselt kustumatu mulje, et ma neid tõstaks esile tuutest. Kas sa arvad, et seda sama bändi, keda sa seal Paavlis avastasid, oleks on sul mõtet avastada Eesti Laulult eksperimentaalse hardcore punki bändi? Ma ei tea, see oleks kuidagi cool lihtsalt sellepärast, et sa seda sellisest mul on nii hea meel, et see eksperimentaalne hardcore bänd ei ole Eesti Laulul. See ei olnud hardcore. No, eksperimentaalne, mina panin hardcore'i lisaks. No eksperimentaalne minu arust Eesti Laulul selliste väga ootamatute käikudega, ettearvamatut lood. Aga Vanilla Ninja puhul ma nägin, et Berk Vaher rääkis sellest pikalt, et palju hala on olnud, aga ma ei ole ise ka isiklikult seda kuulnud ja ma ütleks, et see oli ka üks lugusid, mis meelde Postimees sai mõnusalt sai võtta sellel aadressil keegi naisterahvas kirjutas väga halvasti. Mis ta oli nii halvasti? Mina sa rääkisid oma tunnetest, et sul oli ükskõik, mul oli just naljakas efekt laupäeva hommikul. Ma ei ole seda ammu tundnud, märkisin hommikul üles ja mul oli hea tuju, et õhtul on Eesti Laul. Nagu enamus normaalstel eestlastel. Oot, kui mõnus on olla normaalne. On hea olla normaalne eestlane. Ja mul oli hea töö, issand, millal õhtu see on nagu aastavahet, tuleb aastavahetus. Jõulud, absoluutselt see ongi jaanipäev. Oli nii hea olla. Seda seal saates ka võib-olla sellepärast võitis Klassikaraadios selles kommentaari saates mainiti, et vist 2 lool oli AI kasutamise kahtlus ja see võib-olla ka
natukene. Vaiko seal ütles, et selle Stockholm Cowboys ta kuuleb justkui seal harmooniad seisavad kuskil imelikus kohas paigal, et see tundub talle kuidagi väga vale ja noh, see Stig Rästa on suur selle Suno propageerija olnud ka ja ta seal oma Instas ja nii räägib sellest vaimustunult, et teeb 20 minutiga juba kihvti poploo valmis. Ava oma loomingulisus. Selge, mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Gregor Kulla. Tere, väga helilooja, muusik, poeet, sa oled veel ka etenduskunstnik, kriitik. Ja. Mida on veel saaks öelda? On ka öeldud tantsija, aga tantsija ma ei ole. Koreograaf on ka öeldud, seda ma ka ei ole. Kirurg. Peaaegu. Mingi alakirurg. Kas sa jõudsid ka vaadata Eesti Laulu või sa olid veel teel siis Eestisse? Ma vaatasin Eesti Laulu, ma vaatasin, kes võitis seda Vanilla Ninja esitust, kuulasin ERR-ist siis ja lugesin ka seda ERR-i artiklit, kus oli lisaks Vaikole siis Maria Listre ja Rasmus Puur. Aitäh. Ja sealt algasid nagu üldse kolmandad mõtted või esiteks Vanilla Ninja esitus, kus ma arvasin, et võib-olla Lenna on mitte midagi halba võtnud, aga nii nagu musta laulmist ei ole ma ammu kuulnud. Aga see oli ka see teine esitus, et kui võitja kuulutati välja ja tulge uuesti lavale, et seal ei ole enam, eesmärk ei ole nüüd imeliselt enam laulda. Et see oli üllatus ja ka kui ma kava vaatasin, siis jagasin Maritiga arvamust, et ei olnud seal väga midagi, või et nimed olid umbes tunda, teada ja midagi üllatavat nagu seal ei nähtunud. Sa oled praegu Eestist ära, eks ju, sa jätkad oma õpinguid või akadeemilist kraadi omad. Kus sa pesid seda tänapäeval? Viinis õpin seal muusika- ja etenduskunstide ülikoolis kompositsiooni. Ja, kuidas Viin kohtleb sind? Viin kohtleb mind väga hästi, ebanormaalselt hästi. Tõesti, või ma olin kaotanud, või ma ei tea, kas see usk isegi eksisteeris, aga kaotanud mingisuguse sellise hea tunde ära seoses klassikalise muusikaga ja seoses muusikaharidusega, mis meita juures ei ole nagu kõige säravam ja noortel ei ole kõige toredam. Ja ma arvasin, et võib-olla ongi nii, või et see on minu mingisugune kujutelm, tore kujutelm, et see saab kuidagi teistmoodi olla, aga et seal olen ma ikka nagu, ma ei tea, mul on karp lahti ja mul on nagu häbi otseselt ei ole, aga väga võõras tunne on, et inimesed töötavad ja õpivad kuskil sedasi, et töötajad on rõõmsad, õpilased on rõõmsad, kõigi jaoks on aega, esmaklassiline haridus, esmaklassilised võimalused, et see on nagu kõik väga üllatav olnud mulle. Kuule, kas ma olen eluvõõras või, aga kui ma mõtlen sellise traditsioonilise klassikamuusika siis, ma ei tea, studendi peale, siis mulle ikkagi seostub pigem selline ontlik ja ütleme, väga pulli mitte tegev inimestest, et kas see on nüüd tänapäeval on see tavaline, et tegelikult võib üks klassikaliselt haritud oboemängija samal ajal suviti ka näiteks kusagil peaaegu et palja tagumendiga erilase pesas püherdada? Väga levinud see ei ole või olen üritanud neid inimesi leida, kellega koostööd teha, neid on põhiliselt praegu võimatu leida, mõned on. Viinis on neid, kuna seal on üle maailma, meil on väike kursus ja põhimõtteliselt iga inimene on erinevast riigist. Seal on selliseid, kes katsetavad, aga seal on ka, et kelle jaoks on miski midagi piiride ülest, et mõne jaoks on see, ei pea olema midagi ääretult, mis on kellegi jaoks eksperimentaalne. Minu jaoks on see siis, millega iganes mina tegelen ja mis mulle põnev on, kellegi teise jaoks võib see olla mingi väga, ma ei tea, oma valdkonna sees mingisuguse dogma murtmine või midagi sihukest, mis võib-olla minusugusele isegi kõrva ei jää. Kindlasti võib-olla on seal mingit,
ma ei tea, valdkondade üles laiemalt silmaringi tunda, et meil oli seminar ja siis seal pidi sooloteoseid tutvustama ja siis tutvustatakse, ma ei tea, mingi etenduskunsti teost, on ju, mis on ääretult poliitiline ja väga et Viinis on ka etenduskunst väga tugev ja ka, et seal on see kuidagi ilmselge teadmine, et inimesed tunnevad seda, tunnevad nagu erinevaid valdkondi, mis oli mulle suureks üllatuseks, et siin väga seda ei olnud ja et ega siin keegi väga heliloomingut enam ei õpi ka või et neid, kes vahepeal on küll aastaid, kui astub rohkem inimesi, siis vahepeal jälle vähem, aga eestlasi on seal väga vähe, sest jah, minnakse kas siis ma no eestlasi ongi vähe. Jah, ei no varem oli ikka neid, kes heliloojale õppima läheb, oli rohkem. Nüüd see kuidagi järjest väiksemaks. Et muidugi elektrooniline muusika on ju võimaluses kujunenud, see huvitab inimesi võib-olla rohkem, puudutab rohkem ja minnakse ka palju välismaal õppima, need, kes klassikalisema asjaga tegelevad, need lähevad mujal, aga see on jälle mingi terminoloogia küsimus, et mida iganes see mingi klassikaline kaasaegne muusika veel tähendab ja mis see olla saab, et minu jaoks on see, mida mina iganes õpin, on lihtsalt, et ma õpin tundma seda, kuidas ma saan seda nagu muljuda, mida iganes ma saan sinna sisse toppida ja silmaringa avardada, mis on ka selle kooli eesmärk, aga et mingid piire selliseid seal ei looda, mida tohid teha, mida ei tohi teha, mis kategoriseerub selle alla, mis mitte, mis on kihvt, et kellelgi paluti teha või et sa pead kooli lõpetama, mingi klaveril pead ka looma. Keegi jälestas klaverit, ei taha sellele luua liiga mõttetu, liiga tavaline ja kirjutas siis nagu mingi stereosünditeose ja lasi seda, et sai läbi sellest, et ma saan ka nagu elektroonikaga midagi teha, ilma et ma peaksin seda klaverit näppima hakkama. Kas sul on midagi pooleli ka praegu? Ma eeldan, et sul on... Just lõpetasin Kelvri kvarteti, mis läheb sinna Eesti muusikapäevadele, mida ma väga kardan, sest see on väga ma ei tea, kas keeruline, aga seda on võib-olla keeruline mängida, kuna seal on palju mingid X-tehnikaid, aga triot hakkasin kirjutama, mis läheb siis sinna Affektile. Kuidas su looming, sa tahtsid Siim tõi küsida, aga jätan meelde. Eesti muusikapäevad, see on kohe aprillis nüüd. Aga kuidas su loomeprotsess üldse või loominguline protsess välja näeb? Seal on... traditsiooniliselt ma kujutan seda ette, eks sinu puhul ma eeldan, et äkki, või tähendab, I don't know. No see algab minul väga valdavalt uurimistööst, et mul on vaja nagu mingit, ma ei tea, ei pea otseselt mingi teema olema, mingi nähtud, mida iganes. Et mis meid hetkel huvitab, selle kohta ma üritan nii palju uurida kui vähegi võimalik, et mul on tavaliselt mingid, valmivad ka nagu mingid pisikesed jutumarkides uurimistööd, mis on siis mulle abiks, et mina tunnen, et ma olen nüüd seal sees ja mu mõtted on nagu sellega hõivatud ja ma saan nüüd hakata nagu, et mingi hetk käib see klikk ära, et ma tunnen, et okei, nüüd ma saan midagi tegema hakata. Saab ka muidugi teistmoodi, aga see on tundunud mulle kõige meeldivam ja ma mingid, minu pea ei liigu väga mingitest meloodiates ja harmooniates, et pigem on seal lihtsalt mingid, ma ei tea, liikumised ja jooned on nagu asjad, milles mina nagu seda kulgemist helis näen. Ja siis see viimane Kelbili kvartett algas ka tõlkimisprotsesside läbi, et ma toetusin seal ka ühele uurijale Mehhikost, palju, kelle nagu uurimismeetodid, need on teadlane ka, on minu omaga sarnased, et see ehitub üles matemaatilistel valemitel, mitte otseselt, temale ehitab matemaatilistel valemitel ja Xenaki see nagu edasiarendaja on ta suuresti, et siuke arhitektuursem võib-olla, kui seda üldistada, mis on ka, aga ta on tegelikult hirm keerulise teose, mida ma ei tea, harjututi, ma arvan, mingi 4 aastat. Aga mida ta uurib siis? Ta põhimõtteliselt, mida ta teha tahab, tal on selline teooria nagu kontinuum, mitte kontinuum teooria, et see, kuidas me muusika parameetreid näeme või neid vaatame, et klassikaline on see, et on meloodia ja on rütm, on ju. Aga et neid ei saa eristada selles mõttes, et ei ole meloodiat ilma rütmita, ei ole rütm ilma meloodiata. Või ilma nagu helikõrguseta. Ja tema oma teoses üritab siis seda nagu kuidagi välja tuua, et see koosneb transformatsioonidest sisuliselt või et üks asi sulandub, mitte otseselt ei sulandu, aga need on kogu aeg samad. Ja mis mulle seal kõige rohkem meeldis, mis on võib-olla natuke arusaadavam, on, et ta võttis siis kõik need 6 muusikalist parameetrit eraldi, töötab nendega eraldi, need kõik on nagu individuaalsed jooned, on ju. Et kui sa vaatad näiteks kala,
vees ja vaatad, kuidas see kala liigutab näiteks oma, ma ei tea, saba, et siis see saba liikumine on sinu jaoks nagu üks joon, mis käib nüüd üles-alla või kuidas iganes see käib, kuidas see keha liigub, kuidas ta kopsud liiguvad. Sa võtad kõik need jooned või need liikumised ja paned nendele siis nagu vastavad parameetrid, mis sa tahad panna ja siis kitsendad need mingiteks pisemateks asjadeks, mis sa tahad. Ja siis sa lood sellega väga süstemaatilise nagu teose. Muidugi saad seal kunstiliselt asju teha ja mis mulle väga meeldis, oli see, et siis ta tegi ühe seeria, kus need ühed ja samad nagu parameetrid ja siis ta lihtsalt vahetas neid nagu ümber ja sellest valmis erinevaid teoseid, erinevad soloteosed keelpillidele, mida on võimalik mängida üksi ja siis samal ajal sul on võimalik seda teost mängida ka, et sa paned kõik need solod kokku, esitad samaaegselt ja need on nagu klapivad täpselt samamoodi ja nagu ajas liiguvad, sellepärast et need parameetrid on need samad. Ja siuksed nagu ideed väga meeldivad mulle, kus ongi nagu, et sa ei saa enam aru mingitest asjadest ja see muusika saab nagu mingiks natuke asjaks, kus nagu see sõna muusika kaob ära ja tekivad mingid nagu muud seosed. Et see mulle väga meeldib. Matemaatikas oled sa hea muidu? Jah, see oli mu üks valik, mida minna pärast gümnaasiumit õppima, aga ei läinud sinna ratsionaalsemale, või noh, ma ei tea, mitte ratsionaalsemale poolele, aga et sinna reaali poolele. Kui me siin liftiga ülesse sõitsime, siis sa jõudsid rääkida, et sa ka kirjutad praegu ühte huvitavat teksti. Räägime sellest ka kiiruga. Kirjutan tehisintellektist muusikas ja seesama, mida siin märkis, et Stig tegeleb sellega palju ja nüüd, kui ma just bussis sõitsin, siis vaatasin tema Instagrami, sest Vaiko edastas mulle ühe video ja siis ma vaatasin seda ja noh, ma olen üldiselt kirjutan ja tegelen palju ka nagu tehnoloogiliste arengutega või see huvitab mind. Ja mis puudutab siis seda tehisintellekti, et kõik need poliitilised, ma ei tea, muidu parempoolselt tulevad erinevad turundusstrateegiad, mis on siis, et tekitame mulje, et nüüd on paanika ja nüüd kõik produtsendid kaotavad töö ära, sellepärast et tehisintellekt on tulnud. Nagu tekitame mingisuguse mulli ja nüüd pakume lahendust. Tule ostama koolitust või tule võtama koolitust, no, see on väga levinud praegu, et seda tehakse mitte muusikas, vaid igas teises vallas ka. Ja mulle see otseselt ei meeldi, ma ei ole üldse selle tehisintellekti muusika poolt, no mitte muusika, vaid ükskõik mis teises vallas ka, et teistes valdades nagu tekstis ja sellistes on juba need protsessid läbitud, et me saame aru, et me ei võta väga tõsiselt tehisintellekti loodud teksti, sellepärast et seal on omad vead ja omad miinused, mis lihtsalt ei päde ühtegi nagu valdkonda, kust me neid kasutada sooviksime. Et need on töövahendid. Ja nüüd muusikas nagu oleme ka jõudnud sinna ja nüüd algab see kogu hurraa nagu otsast peale, et näed, nüüd saame muusikat luua sellega ja need inimesed kuulavad. Läheb, ma ei tea, mingi aasta aega, inimesed hakkavad ära tuvastama AI muusika ja nagu päris jutumärkides muusika vahel. Ja siis me saame aru, et okei, võib-olla jah, see paanika nagu ei olnud põhjendatud, et see on lihtsalt müügistrateegia, mis praegu nagu jälle toimub. See kõik tahavad raha ja nagu see maailm ka, milles me elame, on nagu seda nägu. Et see ajab natuke närvi mind, aga no Eestis on see tore, et kui keegi kirjutab mingi mõistlikuma asja, siis selle valdkonna inimesed nagu valdavalt praegu kõik nagu loevad seda ja info on kiire liikuma, mis on väga tore. Et see sealt ka sündis see nagu mõte, et kui midagi sisukamad kirjutada koostöös teistega, et siis võib-olla sellest on ka mingit kasu. Kus see ilmub? Seda ma veel ei tea, ma tahan, või noh, oma hea sõbra filosoofiga tahame seda nagu koos vaadata, tema on Sirbi poolt, mina olen Delfi poolt. Okay. Kes see filosoof on? Aurora Ruus. Ta on ka muusikateadlane ja lihtsalt mulle meeldis üks Adam Neely, kes on YouTube'is, tegi sellest pika video ja seal ta tegi koostööd ühe filosoofiga, kes siis hakkas ära põhjendama neid, et selle tehisintellekti muusikaga räägitakse, et jah, uued oskused ja mis iganes, ma ei tea, et sul on prompti oskumus, viiba kirjutamise oskus ja sellised asjad. Ja siis see filosoof nagu avab lahti kõik need vääriti mõistmised, mida see tehisintellekti inimesed, need ärimehed nagu müüvad, et nad ei ole muusikud, nad on ärimehed või ärinaised. Ja nad, näed, siuke muutus toimub valdkonnas, me teeme videomängu muusikast ja mida iganes. Nad müüvad nagu mingid väga kärbsed pähe, sellepärast, et siuksed asjad, oskus tähendab seda, et sa oskad eeldada, mis tuleb sinu ideest.
tehisintellektiga viipade kirjutamise abil või mingi laulu või mingi meloodia sunosse sisselaulmise abil sellest muusika loomine ei ole oskus. See on ennustamine, sest tehisintellekt ta ei loo mitte midagi, ta tekitab, ta ennustab. Sellist asja nagu loomist ei ole võimalik selles kontekstis kasutada. Aga nad müüvad need ideed, sest see on midagi uut, see on midagi põnevat ja sellega minnakse kaasa senikaua, kui need nagu ära purustatud või saadakse teised kogemused. Aga jah, praegu on siuksed mõtted. Head mõtted, aga hakkame muusikat kuulama, hindeid anname 1-10 nagu ikka, Eesti ja mitte Eesti lood vaheldumisi. Ma nagu LOL, ma nagu LOL, ma nagu LOL, ma nagu LOL, ma nagu LOL. Tingub, et ma taitsin liiga lohakalt LOL, miks mu käed on klubi põrandal LOL, stil mun välja tehes joogi ootab järjekorras üksi samal ajal on ta kookis sõbra käsi minu. Give it to me baby, give it to me baby, give it to me baby, give it to me baby. Haldan su puusi nagu haldusministeerium. Sa sõita ei taha mu, sul poeg premium. Saadab mind see põlse mu hääl nagu helium. Sõnum mind ei pikad, aga ikka tahan veel ju. Ja mu taip on Telia, mitte EMT. Talle hilisõhtul helistan, küsin mis ta teeb. Ma eloelin selle tibuga, teen mitu mahvi leidnud võõrakimuga. Riffid klubi põrandal, laule kaasa kiljuvad, dissid vastu välguvad, ma lollin väga sõgedalt. Ma nagu LOL, las ma lollin veidi veel. ma nagu LOL, Las ma sulle näitan tee. ma nagu LOL, Las ma lollin veidi veel. ma nagu LOL. Are you mommy's good boy? Jah, ma olen, rebid mind see lahti, ma su väike edaspidi lohe. Tüdruk käitub nagu ühe öösuhe, ta on kole, mul on pohhui, ma olen ka kole. Hei kena kutt, Ära räägi minuga, sa oled mu sõbra, alaealine õde. Tere! tingub, et ma taitsin liiga lohakalt LOL, miks mu käed on klubi põrandal LOL, stil mun välja tehes joogi ootab järjekorras üksi samal ajal on ta kookis sõbra käsi minu püksis. Ma nagu LOL, las ma lollin veidi veel. Ma nagu LOL, las ma sulle näitan tee. Ma nagu LOL, las ma lollin veidi veel. Ma nagu LOL. Joosep Pro ja Lennu ning ma nagu Ello või LOL või LOL. Siim, kas see oli nüüd muusika stiilis lädra või? Ei olnud vast. See on tempo pärast. See võib-olla teema pärast võib-olla tõesti, aga see teema ei tempo ole. ei olnud lädra. See lädra all peetakse ennekõike seda seda see oli ka tümmo, see oli aeg. ühesugust, no see oli elektrofunk selles mõttes, aga see Joosep Pro. See oli deep lädra. See elektrofunk lädra, kui sa kui sa tõesti soovid sinna paika jääda, aga selles mõttes, et see on selle Joosep Pro ja Lennu on selle lädraskenega seotud küll, neil on sarnaseid lugusid olnud, neil oli siin üks selline kergelt pungilik lugu, mis meie saatest ka läbi käis üks kunagi, jah, okei. Sinna aasta, nad on popid, eks ju? Väga popid. Teises pooles. Ja nad on võrdlemisi popid tõesti. Ja kogu selle loo intensiivsusele vaatamata ja sellele, et seal justkui oli mitmeid tegelasi on ju oma vokaalide poolest, seal oli suur seltskond oli seal 3 minutis koos, kellega juttu vesta ja keda kuulata ja sündmusi, muusikalisi oli palju ja funk iseenesest on intensiivne, aga lõppkokkuvõttes ta jäi ikkagi mu jaoks väga igavaks. Tõesti, jah? Miski pärast oli küll nii, jah. Sul on ikka kõva pauku või? No, et ta ikka veits pisut ikkagi võiks nagu millegi poolest eristuda ja mingisugune ootamatum
muusikaline säde, andekuse tilgaka võiks ka mu palgeile tulla, aga siin oli tõesti selline täiesti tavaline, normaalne siuke elektrofunk lugu, noh, jah. Kuus, jah. Jah. Gregor, palju sa üldse Eesti popmuusikaga kursis oled? Olin rohkem, nagu ikka päris kursis, ma tunnen, või et kui need üleaastused ülevaated tulid, siis ma ikka kuulasin nagu kõik võimalikku läbi, mida vähegi võimalik kuulata oli. Nii. Aga praegu väga ei ole. Aga nüüd siis poisid nagu, mis nende nimed nüüd olidki? Joosep Pro ja Lennu, jah. Oota, kunas nad tekkisid? Nüüd hiljuti või ikka on olnud? Ma kujutan, et mingi paar aastat vist ikka on neid nimesi näha olnud. Populaarseks said nad eelmisel aastal. Okei. Kui see mitte Lebra, vaid Lädra laine tuli. Tavai. Lädra osas ma mõtlesin, et Lädra puhul nagu vähemalt kui mingit pilt silmete tuleb, siis Lädra puhul just nagu muutub olukord ekstreemselt palju, vähemalt need lädad, kus mina käinud olen ja muusikas võib-olla ka, et olen Siimuga mingil määral samal arvamusel, et mulle nagu mõte meeldib see, et ma olen just ka mingis kohas ja see väga kangastab nagu mingi selle rahvas laulab, lõugab taustal ja keegi siis esiplaanil nagu soleerib, väga kihvt ja väga nagu muljet, ma ei tea, kas muljet avaldav, aga efektne. Sealhulgas oleks võinud ka siis, mul jäi praegu tunne väga tükkidest, et mul on jälle tuleb mingi tükk on ju alguses refräänist ja siis refrään kordub muutumatult kujul, et mulle lihtsalt muutumatud kujud väga üldse ei meeldi. Et kui seal oleks olnud pisut rohkem biiti arendati küll ja leiti alternatiive, mis on tore, kuid seal oleks võinud rohkem, vahepeal olid mingid efektikad, pausid, episoodid, et kui jah, midagi rohkem oleks seal arenenud, siis võib-olla oleks olnud, saanud minult rohkem punkte, ütleme nii. Aga praegu jah, ta püsis väga ühes kohas, siuke vorsti tunne nagu jäi. Ja mult tuleb raske, 4. Raske 4. Raske 4. Merit. Siin on popkultuuri analüüsis, vähemalt läänemeedias on palju juttu sellest, et Z-generatsioonil on kinnisidee milleniaalidega ja ma siit korjasin ka üles, sest tegelikult see juba see sõna LOL või see lühend LOL on ju tegelikult selline, mille puhul et kes on praegu seal 20-ndates räägivad, et selle järgi sa tunned ära, et kas on vana inimene, kuhu alla lähevad ka milleniaalid juba. Ja nüüd siin on seda nii uhkelt kasutatud ja see tekitas nagu küsimus, et kas siin nagu naerdakse selle üle või siis pigem nagu tuntakse kadedust. Mulle tundub, et mingisugune osa sellest kinnisideest on seotud sellega, et võib-olla milleniaalidel sama vanalt, kui need Z-põlvkonna esindajad on, oli kuidagi võib-olla see teismeiga või see hilisteismeiga selline lihtsam või sai veel tegeleda selliste asjadega, mis nagu sellist täiskasvanu ellu ei puutunud, mis väga erinev sellest, mis praegu mulle tundub, et parakult saadakse täiskasvanuks ja peab eluga tegelema hakkama, eriti nende mitmete kriiside keskel siin. Ja see EMT mainimine, kõik need nagu kuidagi signaliseerisid seda, et kuidagi see on seal see alg, siuke impulss olnud, aga jah, see muidugi seda loos suhtumist, kui rääkida hinde andmisest, nagu eriti ei mõjutanud, aga üldiselt jah, võib-olla eelkõneletega samal meelel, et natukene ühe ülbeliseks jäi. Sama see elektrosoundi kasutamine tegelikult samamoodi seal, millal see hästi populaarne oligi seal 08, 09, et kas see on selline nostalgia moment, mis nagu puutub rohkem siis minu põlvkonda. Et ma ei tea, mis teema neil sellega on, tahaks sellest rohkem aru saada, aga ma ütleks 5 vist, jah. No vahepeal oli siin, ma ei tea, see kestab vist endiselt, on see 2016 aasta trend. Ja ma mõtlesin, kas EMT-d ei olnud enam just 2016. Siis vist ei olnud, jah.
aga LOL, ma ei tea, kas LOL on pikem. Ma ootasin, mingi kõnekaardi teema tuleb sisse. Äkki nad ütlesid EMT-sel või? Jaa. Äkki nad mõtlesid seda EMD-d, elektroonika? Ei, nad rääkisid EMT-st ja siis... See oli Telia versus EMT. Telia vist enne oli EMT. Mesimum, või mitte mesimum, vaid see, mis oli see punane mardikas. Lepatriino. Jaa. No see on väga vana ikka. Joosep Pro ja Lennu, ma nagu LOL ja 15 punkti. On the hillside, shadows chase the dawn. Your name is carved where the wild winds have gone. Black flowers burn, violet fades to grey. Still I hear your laughter tearing through the rain. I can't escape the storm you gave me. Constant lightning in my veins. Every echo calls your name. On top of mine, a fevered dream of mirrored features, hungry eyes. I feel like home, still you pull away. You disappear to somewhere dark, so far away. I can't escape the storm you gave me. Constant lightning in my veins. Every echo calls your name, calls your name, calls your name. Flash right back at me. Always everywhere. Always everywhere. Yeah, you're everywhere. Always everywhere. Always everywhere. Yeah, see on Charlie XCX Always Everywhere ja värskelt ilmunud album Wuthering Heights, samanimelise filmi siis soundtrack, mis äsja kinodesse ja plaadile jõudis. Merit? Minu jaoks on peamine müügiargument see, et üldse Charlie seda tegi, sest kontekst, milles harjunud teda nägema ja kuulma on hoopis teine, kuigi siin muidugi ma lihtsalt tundsin, et võib-olla et kui sa võtad need naturaalpillid ära sealt, siis järele võib-olla ikkagi suhteliselt klassikaline Charlie ballaad, aga need olid siis jah nagu need kuidas ta moonutab seda kõik nii instrumentaali kui vokaali ja kõik natukene võib-olla siis tagasihoidlikumalt lahendatud, aga ma ei tea, ma
ma ei tea, kas mul on siin aasta alguses muusikasse siuke natukene vaja sisse elada, et tekiks see kirglikkus tagasi, aga jällegi see ka moment, kus võib-olla ootasin mingisugust efekti emotsionaalselt suuremat, aga praegu kuidagi jooksis jälle lihtsalt kehast ja kõrvadest läbi see. Aga milline luksus on teha sellist muusikat, kui sa oled ennast kehtestanud teises žanris ja ma ei tea, seal tundub muidugi, see on selline turunduslik aspekt ka, et film tuua nendele noorematele inimestele lähemale, et seda tahaks ka arvesse võtta, aga ja võib-olla, ma tean, vist äkki Rosalia looga seoses on me vist kas siin saates rääkisime sellest, et naturaalpillid tulevad nagu tema ennustas Rosalia, et popmuusikasse tagasi ja siin võib, selle loo võib ka ühe sellise näitena tuua, kuigi see tegelikult on vist ka otsapidikesest filmist tulenev esteetiliselt. Ma olen väga selle poolt, see on ilmselt üks neid Suno entusiastide selliseid kogemata juhtunud efekte, et inimesed lähevad selliste instrumentide poole, mis mulle pigem siis meeldib, aga ma tunnen, et ma ei ole mitte midagi sisukat selle loo kohta öelnud, aga ilus palaja töötab ka filmist eraldi seisvalt. 7. Gregor? Hea tunne, et ma ei ole loll. Esimene asi, mis ma kirja panin, oli Kate Bush, teadmata, et tegu on siis Wuthering Heights filmist teosega lahe või see mingi glitšitud asi on minu meelest väga muusikule omane ja see, et siis seal nagu klassikalisemat kõla hakati muundama on ka alati tore ja siuke kulg, et me kuuleme on ju selle instrumentaali alguses ära, siis tuleb reverbiga atmosfäär, kuhu siis tuleb peale nagu sõna, et mulle antakse ruumi keskenduda siis sellele natuke keerulisemale lüürikale, ilma et seal taustal oleks midagi, mis konkureerib selle sisuga. See mulle alati väga meeldib, ma olen selle suur fänn, et minu jaoks on need kaks asja eristatud, sest ma ei suuda keskenduda kahele asjale samal ajal. Sõnadest oli mul või laulu lõpuks sain aru, et refrään oli I am everywhere ja võrreldes eelmise looga ma mõtlesin, siia just ju nagu väga hästi sobis see mingisugune stabiilsus, et see ongi rahulik, sest see on selle eesmärk, samal ajal mingid muutused seal toimusid või et igav mul ei hakanud ja ma ei osanud ka otseselt väga palju eeldada, mida nagu mulle edasi pakutakse. Kuule, aga mis su profikõrv ütleb, see oli päris orkestriga salvestatud või oli pigem ikkagi kuskil klahvidega? Ma ei tea, alguses ei osanud öelda, kuna seal oli ikka väga palju nagu tööteldud lõpus keelpilli mõelda mingi viiuli arpeggio, mida nagu tehti see ma ei tea, kuivõrd on võimalik, AI-ga ma arvan kindlasti on võimalik seda arpeggiot teha mingite Sibelius ja nende muusika notatsiooniprogrammidega või nende soundpackidega. Ma ei tea, kui võimalik on teha seda arpeggiot, et siin tundus ikka eriti, kui Charlie XCX-il on, ma arvan, ei ole vähe raha, et tal on, ma arvan, võimalik ka palgata nagu mingit päris muusikut, et siis ma arvan, et pigem see keelpill tundus mulle päris. Ja nüüd see kõlab vist teistmoodi, eks ju, see kas siis nii-öelda masinaga mängitud, see samplitud kui siis päris mäng. Ja, sinna ikka mingi nagu plastika jääb sinu kõrv kuuleb ära. Ma tahaks, või seni on nagu kuulnud, ma ei ole veel testinud seda sellega, kuivõrd see Suno või Udio oskab imiteerida klassikalist kõlaga, see on minu meelest ikka päris ära tuntav, et neid seda inimlikkust nagu sealt välja ei saa võtta, mis on ka minu meelest selle pluss, et nagu Marit välja tõi, et see tagasi tuleb klassikaline pill, et seda tämbrit väga on keeruline imiteerida sellisel kujul, sellepärast et inimene on see, kes seda nagu seal muundab ja seal on nii palju võimalik muundada, mida sõnadesse isegi ei saa panna, et seda viiba abil nagu sealt masinast saada.
ja et nagu tekstiga oli ka, et kui see ChatGPT ja kõik asjad tegid oma võidukäiku, et siis kuidas asi läks nagu jälle sinna poole, et see inimlik viga jutumärkides ja mingid sellised asjad hakkasid nagu uuesti plaanile tulema, sest see annab seda mingit inimlikust edasi. Et sama siis ma arvan muusikaga hakkab juhtuma, et seda mingit nagu, seda mida see Suno teha ei saa, et seda siis nagu soovitakse esitleda või näidata seda nagu mingit tooremat asja. Õppigu valesti laulma. Täpselt. Et see on minu meelest meeldiv ja mult tuleb 6. Siim, sa oled seda albumit juba kuulanud? Ei ole veel. Aga hakkad kuulama? Vist küll. Homme hommikul ärkad üles ja võtad, ai, täna on ju see hea päev. Hakkan nüüd Charlie X-i albumit hommikuse askeldamise juurde on võimalik ka kodus kuulata muusikat, muidu ma kuulan peamiselt kõndides. Hommikul on tõesti hea, jah. Mulle meenub et aasta lõpus ma siin Rosalia loo kontekstis ja kellegi lugu tuli kohe veel otsa, rääkisime sellest, et nüüd need popartistid hakkavad metsikult näikse, jooksed sinna, et hakkavad klassikalise muusika võtteid, instrumente kasutama palju ja me kuulasime ka Charlie X-i lugu koos John Cale'iga. Jaa, see on ka selle plaadi. See on ka selle plaadi veel, jah. Too lugu mulle ei meeldinud üldse, see lugu mulle täitsa meeldis. Enne kõike see esimene pool, siis kui Charlie vokaalid olid rohkem mässitud nende keelpillide sisse ja lendlasid seal, see tundus mulle täiesti meeldiv tänapäeva noorsoo pop. Aga see pärast, aga kui tuli see teine osa, kui tema vokaal oli korraga palju rohkem esil, keelpillid seal tagapool, siis tuli see efekt, mis jällegi mulle tänapäeva popmuusikas ei meeldi, see jutuvest ja nagu roll, see spoken word. Noh, Taylor Swiftil on hästi palju seda, las ma nüüd jutustan teile oma elust neid episoode, siis ta on nii nagu peale tükivalt, ma ei taha kõiki teada, mis sul kõik juhtunud on ja ta räägib sa tahad ju muusikat kuulata ja need reeglina, mis nad räägivad oma elust, on jumalast igavad asjad, nagu täpselt nagu seal Treetsi saidil, kus inimesed väga igavaid asju oma elust räägivad. Püha taevas, kui igavaid asju nad kirjutavad. Püha taevas. Seal on kõik koomikud ja seal kirjutatakse nii mõttetult igavat jura, lihtsalt see mulle vabandust. Ma sellepärast tegelikult ma seal naudin umbes kuskil 20 postitust on läbi, aga siis käib siis kirjutad ise midagi sarnast sinna juurde põhimõtteliselt. Ma saan aru. Ja siis mul nagu see ei olnud meeldiv enam nii meeldiv olla selle looga, aga Charlie minu arust teataski pärast eelmest seda oma superalbumit, et ega ta vist sarnase muusika juurde enam tagasi tule, kui ta liigub mujale, väga tore, ongi huvitavam rääkida artisti eeradest, kui tal on nüüd kooti ja siuke eera, siis ega ta väga tume muidugi ei tundu, ikkagi selliseks ka Billie Eilish'i fännidele sobivaks tehtud. Kas tuleb ikka 7 ära või? Panen 6. No siis teeb 19 punkti Charlie XCX ja Always Everywhere. Tossud Kiirtee põrgus see on Pae tänav Pommirahe minevikust meeles on ka täna Siit algab Lasnamäe, Paeturg ja kanal Kuklakarvad turri ajab noorel kui ka vanal Paneelmaja kõrguvad nagu kaksikornid Rahvas tänavatel käib, näod on mornid Kuskilt eemal kuulen saabumas mente Vikatiimeele kõik võlgu on siis sente Kroone, eurosid ja dollareid Kopsu, veeni, pätte ja pollareid Elu eest jooksev asja taskus kee Summima
paradne see, mis on üle tee. Vasja Miša illas panid, Miša kukkus ära. Vasja vaatas surnud sõber, ei teinud kära. Võttis sõbral jalast tossud, ei ma surre täna. Pani jooksu tossudega Miša juurest ära. Paehuudi poisid surmas sammu ees. Nagralt üle visat iga vikatiimees. Isegi kui seisab süda, ei seisatu süsteem. Siit tuleb raames, see on skeem. Paehuudi poisid surmas sammu ees. Nagralt üle visat iga vikatiimees. Isegi kui seisab süda, ei seisatu süsteem. Siit tuleb raames, see on skeem. Aga mis ärkas ellu nagu Frankenstein. Ei tabanud ta lähedasi seekord lein. Mis on õel veenis, vedelles kui vaim. Naloksoni süstist virgub parasiittaim. Paerajoon on maalenki ring, ma seda teab. Kuskil kosmoses ta sütikuid seab. Nii ka meie junkid kohtusivad taas. Nagu farmi Gabriel strippar Markoga. Tsooni hoovis tardus õhk, pilgus oli piifi. Vasja jalas Miša tossud lühidalt briefin. Sa jätsid mu surema ja rottisid tossud. Lõikan su ära, tšort, mul on pohhui. Nagu Vene tank, Vasja oli nagla. Miša eidi nahui, söögu sind vaglad. Need on minu tossud, nad on minu jalas. Sina mine putsi, sa kuradi padla. Paehuudi poisid surmas sammu ees. Nagralt üle visat iga vikatiimees. Isegi kui seisab süda, ei seisatu süsteem. Siit tuleb raames, see on skeem. Paehuudi poisid surmas sammu ees. Nagralt üle visat iga vikatiimees. Isegi kui seisab süda, ei seisatu süsteem. Siit tuleb raames, see on skeem. See on Majaka Mandela Tossud, samanimeline EP äsja ilmunud, 4 pala peal ja Majaka Mandela, ma ei tea, Siim, sina oled meie räpispetsialist, on sulle tuttav nimi, ei ole? Ma ei kuul nii vanamoodsat räppi. Ma saan aru jah, aga jah, see on, tundub, et neid vanamoodsa räppi kuulajaid üldse ei olegi, sest et tal on alla 100 kuulaja. Aga mind lihtsalt üllatas, ma nüüd lihtsalt ütlen natuke siia isiklikku arvamust ka, et terve EP ikkagi väga professionaalselt ja andekalt tehtud. Aga ma saan aru jah, Siim, et sinu saates Majaka Mandelat vist ei mängita, kuigi seal on üks selline UK garaažilik lugu ka peal. Mis sa nüüd teed? Ma lähen vaatama, kes selle produnud on. Me siis olgu, me siis ootame. Mina pidin rääkima. Mul tuli, vaata, paar nädalat tagasi sa mängisid meile siin Skiso Penaganistri Väiksepede ja Hanf Kungi lugu Narkopoliitika, Cypher stiilis, kus seal siis 5 meest arutlesid tõsiselt narkopoliitika olukorra üle Eesti Vabariigi, siis ikka nagu väga tõsine teema, oluline teema, kindel peale, aga siis ma veel hiljem nagu mõtlesin selle loo peale ja see on nagu, vaata see, ta on nagu mõni selline tõsine arutelu saade Eesti Televisioonis, nagu see saade Impulss, kus on 5 erinevat inimest ja siis räägivad Eesti Vabariigi narkopoliitikast, et kurat, kus meil ikka on niimoodi ja nii. Siukest saadet ma muidugi vaataks, kus väike skisod ja need räägiks. Mulle see saade meeldiks. Tõsi. Kurat, siis oleks isegi telekat just. Ja see Impulss, mis seal on veel esimene stuudio? No whatever. Mõtlen, et kus on need on 2 põhilist. Ja siis sinna vahele ja siis selle vestluse nagu teemade ilmestamiseks pannakse üks lõiguke vahele, kus siis reporter on käinud objektil või välitöödel ja siis see ilmestab seda probleemi, näitab. See täpselt, see on siis nagu see lugu. Oli see, kui nad välitöödel. Kirjeldatigi ju tegelikult elu ennast. Just nimelt, et siin oli nagu see täpne pilt, kuidas siis seal ma sain aru, et kõik olid venelased, kes seal siis tossude pärast kaklesid, et vist narkootikumine jaoks raha saada, sain ma õigesti aru või? Ei, nad olid koos, tegid seal seda oma narkootilist ainet ja siis üks vist nagu suri ära ja teine vast, võtad nad tossud ära.
ja siis see ikkagi ärkas üles ja siis ta sai temaga uuesti kokku, sest see Majaka rajoon on väike või Pae rajoon ja või Pae tänava kant ja siis ütles ta, anna kurat mu tosud siia tagasi, ütles, et Paadla ei anna midagi minu jalas, super tekst. Ja oli huvitav kuulata ja ma lihtsalt räägin seda, et ei hakka siin panema mingisuguseid kuradi ma pilveräppari kuradi 2 punkti sellele loole, see oli jumalast hea. Ja nüüd sellel, kui ma olen nüüd välitöödel ära käinud, näinud selle päriselust pildid, nüüd on stuudiosse tagasi. Ja siis väike pede, et no täpselt nii ongi. Siuke telesaade. Super, et vahepeal siis bänd esineb, see Majaka Mandela vahepeal esineb. Ja, äkki peaks rääkima legendaarse raadio. Tehku oma televisioon. Tallinna TV võtke üle, saite Nõmme raadio endale, nüüd võtke Tallinna TV ja hakkate telekat. No esialgu võib arutelu saateid teha, aga lihtsalt raadio. Okei, võib küll, jah. Nagu... Ja, ma saan aru. Paljud saated on nii. Räägi kindlasti neile seda. Ja lase Kenkale, kelle moodi see ka oli seda lugu. Ma arvan, ta on kursis, teisipäeveti on legendaarses raadios saade Uus Eesti, kus kõiksugu uued Eesti lood ette mängitakse žanrist, alažanrist. See kõlas küll nagu vana Eesti, aga okei. Uus siis, et just ilma. I know. Ja mulle meeldis selle klaveri ja kontrabassi sound, mis siia olid väänatud, need tõesti meeldivad, aga vaata see puhkpillide koht, see on selline 1989 juba esmakordselt kuuldud. Väga teadlikult oli see sinna pandud. Väänamine, jah. Tahaks, et oleks täpselt siuke 80 lõpu sound. No, jah. DJ Premier, no. Vot, just, jah. No, palju ma pean panema, et ma rahule et sa mul tossa ära võtaks. Ja pärast ütle ikka Paadla, mulle siis meeldis, et see oldi Paadla, no tee vene keelt ei oska. Mis tähendab? Käi putsi Paadla. Paadla on, ma ei tea, no jobu või midagi selleks, ma ei teagi täpselt, kuidas ma see otsele tõlgan, aga see on super sõna Paadla. Paadla. Nagu padel. Nii, no mis sa paned siis? 5, jah? Jah, olgu. Paadla. Täielik Paadla. Gregor, see räppi kuulad, ei kuula üldse? Ei. Mulle ei meeldi üldse spoken word, mulle ei meeldi sõnad nagu. Ja ma olen aru saanud, et tegelikult nagu ütleme poeesiaga tegelevad inimesed kuidagi nagu suhtuvad räppi heatahtlikult mingi põhjusega. Et no, et ikkagi ka, et siuke tekstipõhine asi. Luule, jah. Mulle ei... No väga rõõm kuulda. Jah, kui 2 asja on koos, mulle ei kuidagi ma tahan eraldi või ma tahan lugeda, seda teksti ma loen ja muusikat ma kuulan. No aga see oli täitsa okei novell ei olnud? Jah, seal... mul tuli esimesena pähe, ma ei tea, kas see on, siin tuli nagu see 2016 pähe, aga ma ei tea, kas see oli 2016, kui see Windowsiga tulid kaasa, vaatan mingi laulud ja üks oli see mingi Mr. Scruffy lugu. Mulle meenutas see natuke seda, mitte otseselt seda, vaid lihtsalt nagu seda ajastut, kui ma mäletan, ma kuulisin mingi Parolf Stellarit ja mingit sükest asja, kus on ka siuksed väga, mitte vägivaldsed, aga et väga nagu obvious loopid, mis jäävad peale ja siukest grainy nostalgilist kõlad otsitakse, mille vastu mul ei ole midagi, mulle see meeldib nagu, või selline nostalgitsemine alati. Ja see trompeti või korneti, mis iganes sordiini soolo, no muidugi üleüldiselt oli seal mingid sellist džassi ja siukest mingi tumedat suitsust baari nagu tunda, mis on väga sissevaatlik ja siis samal ajal see mingi jutu pajatamine nagu, mis selles kontekstis mõjus sellisega tagasivaatena. Minu meelest toimisid nagu koos hästi. Ja Eesti-Vene segu mõjub ka alati mulle koduselt. Nii et minult, ma arvan, tuleb kummaline, aga paneme sellele 6. Mis tahtsin küsida, kas tõesti tuleb 6? Produtsent Maki, see on, kes on minu teada Pärnu kutt, see on päris hea producer. Ei, väga profilt kõlab see tossud EP küll. Majaka Mandela, Merit.
ei jah, selles mõttes huvitav, kuidas nii täpselt selles loos oli loodud seesama atmosfäär, ruum ja mingi meeleolu, mis seostub ajaga, kui ma ei tea, Kalamaja ja Kopli on veel gentrifitseerunud ja tegelikult vist otsapidi ka Lasnamäe on juba vist... No Lasnamäe ongi viimane, mis on jäänud veel, kus viimane kants. Kopli on ka ära läinud. Jah, Kopli on täiega kodunud selles mõttes sellelt kaari. Viimane päris koht on veel alles, ongi. Et šokeerivalt tüübid ise kindlasti lähevad Tiskres on. jah, et šokeerivalt stiilipuhas tegelikult, sest algusaja Täägiga võib-olla tekkisid mul esimesed seosed, ilmselt nagu ka rühma diskograafias on taolisi palu, aga jah, mis selliste lugudega aastal 2026 alati tekib, on see, et jah, nad laulavad seal sellest konkreetsest kogemust, sa mõtled, et kas see on fantaasia või see on siis nende oma päris nagu vahetu elu. Iseenesest nagu see muusikas ei peaks võib-olla tegelikult olema kriteeriumi mõttes oluline, et kas see, millest lauldakse, et kas see on isiklik kogemus või mitte, aga selle žanri või selle soundi puhul nagu see küsimus tekkis ja kerkis esile. Aga ma nautisin selle teksti oluliselt rohkem kui selle eelmise või üleelmise loo puhul siis. Et sellel oli jah, kuidagi see karakter oli olemas, et selles mõttes ikkast taasloomist või taastootmist ajastu ja žanri mõttes ei saa pahaks panna, kui see on väga nagu hästi tehtud, aga miskipärast mul jah seostus see beat hoopis kuidagi nagu Tartus üks, võib-olla nagu Dewey vist ajab seal rohkem seda suunda ja siis selle peale läksid mõtted. Jah, tahaks öelda, et Tartu on alati ajast maas olnud, aga see vist ei kehti antud pool nii palju, et ka ajast maas ei ole, et seal on ikka 90 veel. Et, aga jah, jällegi mingi see... Hästi lahe oleks. Mulle nii meeldiks. Lähed Tartusse, seal on põhimõtteliselt mingi 93 aasta. See nostalgia moment, mis siin hästi keskne on, jällegi kuidagi tekitab küsimus, et miks see aeg nii romantiseeritud on, mis jääb sinna... See oli õnnis aeg paljude jaoks. Vabadust oli palju ja kõik oli uus ja aga vabadus värskelt tulnune. Mõtlen, mis skoorike võiks olla... Skoorike, no 6 tuleb ikka. 6 isegi 7 võib tahaksid panna. Sest siin oli ka punki natuke. Selgita, laienda. No see tekst. Jah, selles mõttes, jah. Või sa arvad, et ei olnud piisavalt võuk või? See ei olnud võuk tekst, see on tõsi. Mulle ei meeldigi võuk tekst. Aga punk on väga võuk tänapäeval. Eesti noor punk on ikka võukas fuck. Kui nendega rääkida, siis tegelikult mitte. No ma ei tea, kellega sa räägid, aga ma ikka... Ei hakka nimesid avaldama, kellel siin natukene teistsugused vaated. Tunnevad ennast ära. Mulle meeldib, et punk on võuk. Aga paneme siis 7, sest see tegelikult oli hästi teostatud oma selle nostalgia elementide mõttes. Ja nagu lihtsatest asjadest koosneb nagu lihtne ülesehitus. Et punnitatus sealt ei kumand läbi ja see on ka hea. See on ka hea. Mõtle, kui sa oled noor inimene, hakkad rocki tegema ja teed praegu siis teed siukest Nirvanat või Guns N' Rosest või Pearl Jam ja tore nostalgia. Sa tahad öelda, et vähemalt pooled, keda sa tänava peal näed, see kitarr seljas minemas, täpselt seda ei teegi või? On enam kui kindel, et muud nad ei teegi. Näiteks, seal raadios, kus ma tööl käin, seal on üleval on prooviruum. Muud ma ei kuule iga kord see üht ja sama kuradi mis see, kus see Flea mängib passi, mis bänd see oli, õudne bänd? Red Hot Chili Peppers ja see mingisugune see lugu. Kui mängivad seda ühte sama lugu kogu aeg ja siis mängitakse see teine lugu, mida mängitakse, on see mingi Oasise lugu, et ära muretse, ainult seda nad teevad. Või sa muretsesid? Sa ei muretsenud? Ma lihtsalt mõtlesin, kui mina selline oleks. Selline milline? Kellega sa ennast võrdled? Nii, okei. Majaka, Mandela, Tossud ja 18 punkti ja siin sai nostalgitsemisest räägitud, siis vaatame, kui kange nostalgiapauk meie järgmine lugu.
kui see aparaat nüüd ainult tööle hakkab. Anytime you need me, babe, you know I'll be there. Trust in me and you will see. When you need someone to care, nothing more than understanding. Just a man who's undemanding, not like a leaf that's only landing, that suddenly goes when the wind simply blows. And I'm asking nothing of you, love, only what you want to give. And I wish you what I wish myself, as long as I may live. Other arms will never hold you. Just remember the things I told you. When these arms of mine enfold you, it's not out of greed, it's for love and for need. For all that we say, for all that we do, there's a lifetime of love waiting for you, and I'm never leaving you. No sad goodbyes. Let me be the one if your world comes undone, 'cause I'm like you, I'm steadfast and true. I'll always feel this way, knowing well that we both can tell our love is here to stay, forever firm and ever binding. Now and then a slight reminding, waking up each day and finding someone you love, someone to love, someone who loves beyond and anytime. 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 I'll be there. See on Paul Anka Anytime, tema just ilmunud albumilt, album pealkirjaga Inspirations of Life and Love. Ja ei juhtu tihti, kui saab siin saates mängida uut muusikalt inimesel, kes oli populaarne juba 50-ndate keskel, on Elvise ja Frank Sinatra kaasaegne, oli ka siis 50-ndate lõpus ikkagi A-klassi popstaar. Merit, kas
kas tundsid selle, mulle meeldis, et siin oli ka see klaverilikk, mis on ju vist sama käik, mis on kuulsal Future Sound of Londoni Papua New Guinea'l. Kas sa küsid, kas ma tundsin selle ära või? Kas tuli tuttav, aga ma ei tea muidugi, kas seda Future Sound of Londoni lugugi teada, aga see oli 90-ndatel oli hirmus oluline tähtis lugu. Ei, seda seost ei teinud, aga see meeldis mulle, see lõi selle loo ilusti sädelema. Aga no ma kohe alguses tundsin ära, kus see lugu mind kotti tõmbab, on sellega, et see minu peas jääb siin kuidagi temaatiliselt ja kuidagi soundi mõttes jääb sinna Scott Walkeri albumile 4, et esteetiliselt kuidagi väga seal Scott Walkeri selles muusikalises perioodis, kus ta oli Walker Brothersist ära läinud või see oli laiali läinud ja siis vahetult enne seda, kui ta hakkas nende eksperimentaalsemaid asju tegema, et seal ma teadsin, et see lugu tõmbab mind sellega ja kuidagi võib-olla natuke objektiivselt kuulata seda seepärast raske. Jah, need 50-ndate seosed tekkisid ka, et ma hakkasingi mõtlema, et kas tal oli vahepeal see mingisugune Laila muusika periood ka või? Ma nii täpselt tema karjääri seda kõverat ei tunne. Tal oli väga lahe comeback-album, kus ta tegi tol hetkel populaarseid lugusid, Nirvanat, kes seal veel oli, seal oli siis Van Halen, see Jump, sellest tegi sükse orkestreeritud versiooni, need kõlasid kõik paremini kui originaal. Et seda ei ole, absoluutselt, otsi üles Poolanka, seal Depeche Mode'i tegi, igast neid poppe tollaaegsed 90-ndate alguses kuulsaid lugusi. Ainuke asi, et selle tema suure orkestriga, tema häälega, need lood kõlasid 4 korda paremini kui originaalid, tavaliselt on ju vastupidi. Sest ma üritasin sellest loost leida seda sellist läheget momenti, siis ma võib-olla kuskil, ma ei tea, Kuklas on see seos tema muusika mõttes sellega, et see mingil hetkel nagu, et seal on mingisugune periood tal karjääris olnud, kus võib-olla kvaliteet käis alla, läks liiga selliseks, ma ei tea, nagu George Harrison oli ka näiteks mingil hetkel seal 80-ndatel vist. Aga ma ei tea, ma mõtlesin, et nagu see tegelikult täiesti lummas ja kui ma veel istuks kuskil sellises suures orkestri kontserdiks mõeldud saalis, ma oleks täiesti nagu haaratud sellest. Et väga kohaspetsiifilise vaibiga lugu ja mõnes mõttes võib ka öelda, et ka see oli spoken word, sest ta ikkagi jutustas selle muusikasaatel vägagi poeetiliselt, kuigi liiga edevaks nende sõnade valikus ei läinud. Kui ta 85-aastaselt teeb niimoodi, et ta kuidagi tuleb oma juurte juurde tagasi ja väga stiilselt, siis mulle väga meeldib. Ma võin selle 8 anda. 8. Gregor? Ma ei teagi. Ma olen nagu väga 2 vahel, sest ma täpselt ei saanud aru, kas see on mingi, ma ei tea, programmiga sisse mängitud back või mitte, sest mulle üldse ei meeldi, see on ka vahepeal muusikasalvestuses või kontsertorkestrites salvestuses tendents, et see salvestus polishitakse nagu nii plastiliseks, et see on nagu mingi kleeplint, mis ei kleepu, et mitte mingit nagu, et ei saagi aru, kas see on nagu mingi arvutiga tehtud või see on laivis sisse mängitud muusika. Ja see on nagu minu jaoks halb helitehnika, mitte halb helitehnika, halb helitehnik või et siuke plastika nagu saab sellest, et see võlu kaob ära ja sellepärast ka mul oli nagu siis, kui see mingi keelpillide laskuv käik oli, mis mõjus natuke niimoodi, et see on arvutiga tehtud, siis mul tekkisid küsimused ja siis ma hakkasin mõtlema nendele sõnadele, eriti, et
kui pealkiri on Inspiration of Life and Love, mis on asjad, mida ma ei taha kuulda ka. Siuke mingi teemade püstitus, et räägime armastusest, räägime elust, et ja siis kui see armastusest ja elust rääkima on, et I miss you so bad, et mul kaob seal huvi ära. Kõla poolest muidugi mulle väga meeldib selline muusika ja orkestratsioon oli ka kihvt või mitte kihvt, et hästi tehtud või ei hakka igav, harf, väga meeli ülendav on ju, et kõik need punktidele nagu vajutati väga teadlikult ära. Nii et sulle ei meeldinud, et seal klaveril oli see ei meeldinud mulle see, et see keelpill on nagu aga tehtud. sa ei mõelnud, et see on, sest ta on eluaeg ainult orkestriga esinenud, eks ju, ja siis ainult, muidugi, ja siis ongi see, et teeks nagu nagu kaasajastaks no seda, see on minu võetud, väga maitsetu. Noor produtsent, keegi või nooremapoolne, kes teab, mis nagu tänapäeval, eks, et kuidas, et ärme tee nii, nagu ma olen eluaeg olnud, eks, et teeme natuke huvitavamaks selle. No see on nagu mingid, ma ei tea, Viru Keskus hakkab tegema EIga reklaame nagu, et ma ei... Teevad kindlasti juba. Jah, absoluutselt teevad ja see ei ole lihtsalt maitsekas minu jaoks ja ei ole nagu, või ei anna mulle seda mõtet, et inimene tegi nüüd väga nagu mingi läbimõeldud valiku, et pigem midagi vastupidist. Ise mäletan, ma tegin Airist, Cherry Blossom Girlist kunagi keelpilli kvarteti, millega ma olin väga rahul ja Tõnu Kõrvitsale väga see meeldis. Helena Tulväga ei teadnud seda teost, aga ütles, et minu oma oli parem kui originaal. Ja need orkestreeritud versioonid mulle ka väga meeldivad, kui tehakse cover nii-öelda siis ja... Kuula kindlasti Paul Anka plaati, ma otsin selle nime hiljem üles. Seal on väga lahedad. Hinne tuleb minult, ma arvan, selle teadmatuse pärast või lihtsalt selle heli, kuidas seda nimetatakse, helitöötluse pärast, ma arvan 5. Mulle see klientsistlikkus meeldis, mis pärast ta jah. Mulle ka meeldis. Ma olen lihtsalt seda nagu, et see on eraldi probleem nagu selles minu valdkonnas ja siis sellepärast on lihtsalt isiklikult nagu... Eks me kõik ole isiklik. Mulle ka see just nimelt meeldis ja ma mõtlesingi, et või tähendab, mulle tundus, et just siis, kui viiulid seal väga kõrgelt hakkasid sirisema, et siis pagan, see on vist digitaalne heli, aga profaanina ma ei hakanud endaga vaidlema sel teemal ka. Mõtlesin küllap, sina ütled selle ära, aga nägid siis. Ja mulle meeldis üleüldse see kõlapilt ja see klaver, kui niimoodi on... Suht ambient lausa. Jah, kui niimoodi on klaver seatud loosse, kus need noodid nagu on sellised niisked, nad nagu tilguvad, nad on nagu mingisugused pisarad, langevad avakosmoses selle loo sees, siis ma olen alati nagu käsi. See efekt mulle meeldib. Ja nagu see disain selles looruumis oli nii meeldiv, et selline suhteliselt tavaline selline Ameerika estraad või big bandi estraad, mida seda tunnet ei tekkinud, et aga et see on mingi kusagilt minevikust on nagu postkaart saadetud maailmast, mida ei eksisteeri enam ammu ja isegi neid imelik, et see inimene üldse elus on, eks ju, tollest ajast. Kui sa mõtled Elvise või Frank Sinatra peale, siis nendega kõigiga seostub sulle mingi mustvalge maailm põhimõtteliselt. Ja siis sealt tuleb selline värviline postkaart siia aastasse 2026 ja see vähemalt mulle see mõjus natuke niimoodi. Hologramm laulab. Aga ta ikkagi oli mõnusalt see digitaalne sirin oli see, et ta ei olnud ütleme, kui selle loo oleks produtseerinud Caretaker näiteks, siis võib-olla oleks midagi sellist. Ma mõtlesin just, et tehniliselt seal on ju, et seda, kui sul on see meeletu reverbiga klaver, siis seda miksida nagu mingi toorema keelpilli kõlaga, ma arvan, seal oli nagu mingi tehniline kompromiss vaja teha, et need kaks ei lähe muidu kokku. Mulle meeldis see lugu ja 8 punkti. Selle plaadi peal on ka üks lugu, mille Paul Anka kirjutas koos Michael Jacksoniga. Ja Michael Jackson ta kirjutas mitu lugu selle tema lõpuperioodil. Jah, on küll. See teeb siis meil 21 punkti
Poolankale. Poolanka võitis ka, nii et selles mõttes ei ole kõige hullemini siin maailmas need asjad. Meil oleks vist nüüd vaja ka rääkida üritustest, mis Tallinnas toimuvad lähiajal, mida me soovitame. Mina soovitan minna, see oli vist 3. aprillil Pavlisse, sest seal astub üles PLO Man. Mitte ainult sellepärast, et ta on fantastiliselt hea DJ, aga tema plaadifirma Acting Press on tõenäoliselt oma valla üks viimase 10 aasta kõige olulisem label üldse. Vald on siis? Vald on, ütleme siis laiemas mõistes tehno. Right. Ja see on tehno, mida need, kellele tehno meeldib siin igal pool ümberringi, ei saa isegi aru, et see tehno on. See on mingi see kõlab, Poolanka. Mina soovitan 6. märtsil toimuvat üritust Let Me Juke, pagan paberile, vist oli ikka Idabaar. Täitsa võimalik. Let Me Juke, see on siis seal on rohkem ruumi ka. Jaa, ma käisin seal reedel. Päris hea. Saab juba nagu pidutseda. Saab küll, jah. Enam ei ole nagu... Ei pea kellegi kukil olema. Jah, või et kellegi põlv on sul kõri peal kogu aeg. Let Me Juke, see on väga ebaregulaarselt toimuv Juki ja Footworki pidu vist endiselt, eks ju. Ja seal on Austraaliast keegi Sun People, aga seal esineb ka Kitchen Brothers, teeb laivi lausa ja siis on DJ Carol ja Let Me Juki enda vennad. 6. märts Idabaar. Kuna meil oli saates nii palju klassikalistest pillidest juttu, siis tundub kuidagi kohale soovitada minna 15. aprill Pavlisse Black Country New Roadi vaatama. Hea soovitus. Ja 2 korda vist ise näinud, et üsna ekstraordinaarne. See saabki huvitav olema, et kas sellele ka publikut on? Ma tahan kindlasti minna, sest ma olen nendega riielnud siin saadet. No seda enam, me lähme siis koos. Lähme. Parajased vist mingi välja juba, nii et ilmselt pigem on populaarne. Gregor, ega sul ei ole juhuslikult mõnda mõtet, kuhu võiks siin lähiajal Tallinnas sinu soovitusel keegi minna? Aprillis on ainult see Eesti muusikapäevad. No palun väga, sinu esmaesitus on seal. Pühapäeval vist oli. Pühapäeval ja kus? Vist teine nädal. Ma ei mäleta, kus oli. Ma ei tea, kas isegi need kohad on välja veel teavitatud, aga praegu on vist veel saab, ma ei tea, vähemalt mina sain meile, et saab veel sooduspileteid. Muusikaakadeemia saalist tõenäoliselt või? Ma ei tea, ma ei usu. Ma ei tea. No küll me selle üles leiame. Meil oli külas Gregor Kurla, nagu öeldud, minge Eesti muusikapäevadele. Seal muulgas siis ka tema värsket teost kuuleb. Stuudios olid ka kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Me oleme tagasi nädala pärast ja loomulikult siia lõppu ka suured tänud meie toetajatele Tepsli. Siim noogutas, kõik on hästi. Konvers Eesti ja Muusikalinn Tallinn. Aitäh! Ja kuulmiseni järgmisel nädalal vist või? Ja, ega me ei puhka ju. Tšau!